aga mul nagu maksimumkiirust ei ole. aga pulss oli hea. nii hea seis. tasakaal ei ole. spordis neid ei ole sõita ega unastama. hakkasin peale. mitu parimini läheb? esimene päev 0. üks peaaegu. lubas järgmine päev tulla, mees on juba täis. paisib. ei tulnud järjest. eelmine päev. sulle vastab preambulale. käände lõppe ja kõike võib vahetada. käidust talle, kas ta tõmbab su lugu. siis me jõuame ühe lahenduse. Pani panti. kergem. ma peaks ikkagi järgmist. võib-olla tees. ma ei tea.
tervist, lugupeetud volikogu liikmed, kell on saanud 4 ja saame alustada oma korralise istungiga. Et avalikke sõnavõtte ja esildisi kellelgi esitada ei ole ja enne kui läheme päevakorra kinnitamise juurde, on au õnnitleda meie uut volikogu liiget kolleegi siin Ants Olev. Teravust laiku ja rahulikku meelt. Jah, ma mõnen kõik ära mõtlema. Päevakord on teie ees kuvatud. Küsin, kas päevakorra osas on ettepanekuid seisukohti. Kui ei ole, siis panen päevakorra hääletamisele ja palun käega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt. Vastu erapooletuid ei olnud, ühe häältet vastu võetud ja saamegi minna esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on loa andmine riigihanke korraldamiseks ja ettekandeks on ettevalmistanud ehitusspetsialist Aivar Aruja, kes juba suundubki ettekande tegemiseks. Ole hea, Peeter, sõna on sulle, Aivar. Tere, lugupeetud volikogu liikmed. Ma võib-olla natuke lühidalt ainult valgustan, et põhifaktid on siin olemas. 24. aastal Kadrina vallavalitsus soovis esitada taotluse kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamise meetmesse, kus eesmärgiks oli, et tõmbekeskustesse, just siit sõnad on ka küsitud, miks Kadrinasse, aga meetme üks on tõmbekeskus ja Kadrina valla tõmbekeskus on Kadrinale. Nii et tõmbekeskusesse rajada väiksema abi ja toetusvajadustega inimesele ühine elumaja. Esialgse plaani järgi Kadrina vald tahtis esitada projekti, kus oli 10 ühetoalist ja 2 kahetoalist ja samas määruses on välja toodud, et Kadrina vallas on tegelikult abikõlbulik 9 korterit ehk siis ülejäänud summa oli kõik mitte abikõlbulik ja kuna kogu projekt maksis 2,6 miljonit ja Kadrina vallas allapoole oli abikõlbulik summa 1,9 miljonit, millest toetuse suurus oli 1,4 miljonit või peaaegu 1,5 miljonit, siis Kadrina vallavolikogu 2024. aasta otsusega garanteeris projektis oma osaluse 1,140 000 1,149 000 krooni ulatuses. Euro ulatuses, jah. Riigi tugiteenuste keskus rahuldas Kadrina valla taotluse 2024. aasta juulis. 2024. aasta lõpus seoses erinevate strateegiate ja valla rahaliste vahenditega otsustati, et jäädakse ikkagi selle abikõlbuliku summa ehk 1,9 miljoni juurde. Et valla oma osalus jääks sinna 0,5 miljoni juurde ja millega ETK selle muudatustaotluse kiitis heaks. Siis me tegime uue eelprojekti, õigemini lähteülesande hanke korraldamiseks ja põhimõtteline otsus oli, et tehakse eelprojekti hange ja siis tehakse põhiprojekti ehitushange koos. Kuna siis tulid valimised vahele, jäi nagu see asi vahepeal ootama oma edasist teed ja esialgses eelnõus oli teil ka, et me valmistasime siiski ette vähendatud mahus lähteülesande eelprojekti hanke tegemiseks. Selle aasta algus või komisjonis, just majanduskomisjonis otsustati, et tegelikult kas tehti ettepanek, et kas see maja ei võiks olla hoopis ühekordne. Põhimõtteliselt on see võimalik, aga ajaliselt me jõuaksime kõike seda teha, kuna selles meetmes on üks kuupäev 31.12.2022. Peab olema kõik
valmis. Ütleme, eelprojekti hange oleks kestnud kuskil 4 kuud ja me oleks saanud selle aasta kevadel siis minna ehitushankesse. Nüüd see kava kohaselt me teeme eel- ja põhiprojekti, võib-olla nüüd ka eskiisprojekti hanke, mis kestab selle aasta 2026, 2027 aasta alguses saab minna ehitushankesse ja siis ütleme sellise hoone ehitusaeg on kuskil 1 aasta ehk 2028. aasta kevadel suvel peaks hoone valmis olema, aga kuna siin meetmes on üks see asi, et kui me tavaliselt Euroopa Liidu projektides esitame rahastustaotlusega kogu oma tegevuste kirjelduse ja siis RTK lihtsalt kontrollib, kas te olete õigesti teinud või mitte. Kui oleme valesti teinud, teeks ta finantskorrektsiooni, õnneks täna Kadrina vallas sellist asju ei ole juhtunud meie projektidega, aga siin tuleb kõik tegevused eelnevalt kooskõlastada. Ehk eelprojekt, ükskõik projekteerimise käigus, see on veel väike asi, aga ehituse käigus ma ei ütle, et 100% ei ole selles veendunud, aga meie projektijuhi sõnal, et ta tuleb ehituse käigus kõik muudatused kooskõlastada. Toon keskväljaku näite, tegime muudatused, ehitusjärelevalve kooskõlastas, ehitaja esitas muudatuse ettepaneku, meie kooskõlastasime, ehitusjärelevalve kooskõlastas, läks töösse. Nüüd peaks see minema veel ka RTK-sse, et see võib venitada seda ehitusprotsessi, aga ei venita mitte siin aastaid, vaid see võib kuid olla. Ehk sügis peaks olema see hoone valmis. Ja kuna Kadrina valla eelarvet ei ole vastu võetud, muidu selline hanke korraldamine ei tuleks üldse volikokku. See oleks vastavalt hankekorrale ja vastavalt kehtestatud eelarvele ja eelarvestrateegiale vallavalitsuse asi kuulutada hange välja. Aga kuna meil enne veebruari lõppu kindlasti eelarvet välja ei kuulutada, aga me saame, ütleme selle veebruarikuuga selgeks, kas tuleb ühekordne või jääme selle kahekordse juurde, see nüüd selguks siin 6 aja jooksul. Võib ju juhtuda, et eelarve kinnitatakse alles märtsis, siis me peaks 6 aega, vallavalitsus peaks 6 aega ootama, et hange välja kuulutada. Seetõttu jäi see ikkagi teie ette see eelnõu, aga välja tuli lihtsalt see, et hanke aluseks on see lähteülesanne. Kõik. Rohkem ma ei oska midagi küsimusi on. Võib-olla sealt kommentaariks, et tead siis 9 eluaset, nendest siis 7 ühetoalist, 2 kahetoalist ja hoone maht on, ütleme, võrreldav tervisekeskuse hoonega, et isegi 100 ruutmeetrit on ta väiksem. Et see on selline hoone, mida siis ehitatakse. Need hoone isendast mastaapselt ei ole, ühekordne või kahekordne, see jääb siis arhitektide teha. Et midagi väga suurt ja kolossaalselt siia vahele ei kerki väga kahe eramaja suurune hoone, mõistlik ehitusmaht. Kas on täpsustavaid küsimusi? Ole hea meel. See ehitatakse. See põhimõtteline asukoht on siin Katlamaa ja Rakvere 5-9 siin kõrval. Kaalumisel oli ka esimeses etapis oli, et ehitada sinna sauna täna väärtus on see skatepark, vana skatepark, et kohalikud teavad, mis on nüüd lammutatud, aga seal on 2 Kadrina puurkaevud, millel on 50 meetri sanitaarkaitsealad, et ta hästi sinna nagu ei maha ja vallal, ütleme sellist vaba maad siin keskel ei ole, ka see mingil hetkel oli ka alternatiivina see Kalevipoja taga Tamme park, kus on seal vahel on ju kehtestatud, kas on 21-2 kehtestati Tamme pargi elamute detailplaneering, aga kui see jääb nagu asulast välja, et on tegemist vana inimestega, siis see hoone peaks olema niimoodi, et oleks need vallamaja, kool, kõik oleks suhteliselt lähedal. Ole hea, Kaudo oli esimene, Andres on järgmine. Sõltumata sellest, et on ta siis ühekordne või kahekordne, et seda eelarve, seda summat see ei muuda. Mõjutuseks, sain ma nii aru? Seda, ütleme, ehitusspetsialistide sõnul, mitte minu sõnul, on reeglina ikkagi ühekordne, võib olla kallim kui kahekordne. Aga ütleme selle mingi visuaali, kui
nüüd laseme uuesti koostada, siis noh, selle järgi tuleb see ruutmeeter, kui palju seda üldpinda või kas, kui palju ta. Nii et ma täna, kuna see asi on toores, siis ma täna ei tahaks seda, et ta võib tõsta, ei pruugi tõsta. Eelarve on ees, eelarveks üle minna ei saa, et see on selle arhitekti või projekteerija mänguruum, et need summad on kõik avalikud, nii toetussummad kui eraldatud summad, et selle piires peab ta oma selle arhitektuurse ja tehnoloogilise lahenduse välja pakkuma. No ja sa võid pakkuda, aga tegelikult tõde tuleb hankes. No, kes selle otsustab, selle arhitekt või siis, et kas ta on ühe või kahekordne? See saab hankes vaba olema nagu, et ikkagi tema otsustab projekteerija, et tema teab piir sest mitte ainult ei ole meie nõuded, vaid on ka selle toetusmeetme nõuded ruumi, avaliku ruumi osas, et nende raames see peab ta panema. Ei ütle ka ära, kas ta tuleb metallist, puidust või betoonist, et see on kõik juba, aga Andresel oli küsimus. Ma on meelest ära läinud, palju oma osalus oli? Tähendab, nüüd ta jääb sinna $1,200,000 oli selle 12 korteriga puhul, nüüd ja ta abikõrvulik oma osalus jääb sinna $500,000 kanda. 500 €. Mida? 500,000 €. Aga kas keegi on välja arvestanud, et palju selle, ütleme, korteri ruutmeetri hinnaks tuleks koos abiruumidega? See tuleb... No see tuleb kõik arvus, oli 2,6 ja ta 600 ruutmeetriga. 2,1 ikka. Või 2,1 ja 600 ruutmeetriga. Või 2 miljonit jagab 600. Pool. Cirka, jah. No siin ongi, et sellise asja üldpinda, siin on nõue, üldpindade kohta on kehtestatud nõue, et siin on abiruumid, siin ei saa ilma nendeta. Tavamajas ei tehta sellist abiruume, seal peab olema nende rulaatorite ruum, eraldi ühistegevuse ruum ja need on ka kõik ruutmeetrid ette antud, et siin on seda lisapinda, mida tavalise elumaja puhul ei ole, on selles meetmes olemas. No, samas, kui me võtame teistpidi, on ikkagi täna on juba väga vähe meetmeid, kus antakse 7/4, 75% ehk 3/4 toetust. No, et tõttu me ei saa täiesti võtta, et see on valla osalus, nii et me saame selles mõttes oma rahaga, me saame suhteliselt hea hinnaga ruutmeetri. Nii, kas on veel tekkinud volivõitjatel küsimusi Aivarile? Kui ei ole, ma tänan Aivarit ettekande eest ja panen otsuse eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on otsuse eelnõu vastuvõtmise poolt. Vastu, erapooletuid ei olnud. Otsus vastu võetud ja saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Nõo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala talveteeringu kehtetuks tunnistamine ja ettekanne taas Aivarit. Ole hea. 2016. aasta juunis algatas Kadrina vallavolikogu Nõo küla ja spordikeskuse detailplaneeringu Ledikmetsa kinnistul. 2 aastat seda menetleti ja 2018. 22. novembril see kinnitati. Plaan oli päris ambitsioonikas, hotellikompleks, teine ujula Kadrinas, parkimisplatsid, hallid, väljakud, jäähalli isegi siin vist ei olnud, võib-olla jääl ka veel, noh. Eks sel hetkel olid ju Eesti riigis seal 14-15 olid need suured nii-öelda Euroopa rahad, räägiti, et tulevad suured Euroopa rahad erinevatesse spordikompleksidesse ja nendesse, eks see selles valguses toimis. Ja mitte midagi tegelikult peale 18. aasta enam ei toimunud. 2025. aasta alguses soovis omanik hakata seda maad, see 11, peaaegu 12 hektarit, et hakkab kruntideks jagama, jagab erinevad krundid välja, aga siis tuli pidur ette. Kui maale on kehtestatud detailplaneering, siis saab kruntimist ainult ja selle kinnistu jagamist teha ainult vastavalt detailplaneeringule, kõik. Ja seetõttu ta esitaski 25. aasta alguses taotluse
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, siis me kooskõlastasime selles erinevates instantsides enamus või ametites enamus kooskõlastasid ilma märkusteta. Maa- ja Ruumiamet tegi mõningad ettepanekud, aga kuna see omanik sai selle maaliku võrrandist tervikuna, siis jäi hetkeks seisma ja kui oleks olnud ta võimalik oktoobris panna volikokku, siis otsustasime, et kuna panen nendesse viimastesse volikogusse pane ja kuna senini praeguse volikogu puhul oli tegemist eelnevad istungid olid kõik rakendamisistungid, siis on esimene tööistung, siis jõudis tänasesse istungisse ehk tunnistada kehtetuks. Ja planeerimisseadus ütleb ka seda, et kõige lihtsam viis detailplaneeringu kehtetuks tunnistada on, kui omanik esitab selleks taotluse. Antud juhul omanike taotlus on. Nii, taas on võimalik Aivarile täpsustavad küsimusi esitada. Kas on soovijaid? Kui ei ole, tänan Aivarit ja... Mul oleks küsimus. Mis juhtub, kui me ei võta teda kehtetuks ei tunnista? Siis antud juhul siin on selline väga lihtne asi, siis oleks sa pidanud esitama kirjalikku põhjendatud eelnõu, mis oleks põhjendanud, miks mitte, sest vaata, kohalik omavalitsus, nagu sa tead, tegeleb seaduse alusel, kui planeerimisseadus on 5 aastat kehtestamiseks möödas, omanik esitab taotluse, põhimõtteliselt ei ole võimalik ei öelda. Aga Andres võib alati ei öelda, seda ta keerata ei saa keegi. Aga lähme siis edasi ja panen antud eelnõu siis hääletamisele. Palun käega märku anda, kes on antud eelnõu vastuvõtmise poolt. Vastu, erapooletuid ei ole, otsus vastu võetud. Saame minna päevakorrapunkt number 3 juurde, milleks on lasteaia hoolekogu moodustamise kord ja töökord. Ettekandeks on valmistunud ette vallasekretär Marika Marvikainen. Ole hea. Tere. Alusharidusseadus, mis siis jõustus 1. septembril 2025, reguleerib lasteaedade tegevust, sealhulgas ka lasteaia hoolekogu moodustamist ja selle töökorra kehtestamist. Ja seadus ütleb nii, et kes see lasteaia pidaja siis on, et lasteaia pidaja on kohalik omavalitsusüksus, ehk siis antud juhul Kadrina vald. Ja kohaliku omavalitsuse üksuse nimel tegutseb volikogu, kes siis võib antud küsimuste lahendamise delegeerida ka vallavalitsusele. Augustis 2025 võttis volikogu vastu delegatsiooni alusharidusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimiseks, kus ta siis delegeeris ka paljud küsimuste lahendamise vallavalitsusele, ametiasutusele, aga paraku hoolekogu moodustamise korda ta vallavalitsusele ei delegeerinud. Sellepärast täna olengi siin volikogu ees, et siis volikogu võtaks vastu lasteaia hoolekogu moodustamise ja selle töökorra kehtestamise. Kord on lihtne, konkreetne, oleme tutvustanud seda korda ka lasteaia juhtkonnale. Seadus ütleb väga vähe ette, mis korras peaks olema, ta ütleb ainult seda, kes hoolekogusse peavad kuuluma, kes moodustavad hoolekogus enamuse ja siis ta ütleb ka seda, et see hoolekogu töökord peab olema avalikustatud lasteaia veebilehel. Ja kuna muu asi tuleneb lihtsalt praktikast, siis käsitletakse ka siin korras veel, kuidas siis toimub lasteaia hoolekogu liikmete valimine ja millised on nende õigused ja mida peab ka siis hoolekogu protokoll sisaldama, ja siis kuidas toimuvad hoolekogu nii korralised kui ka erakorralised koosolekud ja siin on antud ka võimalus hoolekogule
oma koosolekut pidada ka elektrooniliste infosüsteemide abil. Tänan, väga põhjalik ettekanne. Kas volikogu liikmetel on täiendavaid küsimusi? Ei ole kellelgi? Mul oleks volikogu esimehele küsimus. Kadrina valla põhimäärus paragrahv 8 ütleb, et volikogu esimees suunab komisjoni arutamiseks volikogu õigusaktides eelnõud, aga millises komisjonis see käis läbi? See käis läbi hariduskomisjoni päevakorras ja oli majanduskomisjoni päevakorras. Vabandust. Nii, kas on veel küsimusi? Jah, Arvo, palun. Ma täpsustan natuke, et seoses alushariduse seaduse kehtima hakkamisega siin ei ole midagi arutada. See on selline määrus, mis nii või teisiti tuleb muuta ja need on ette antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja Vabariigi Valitsuse poolt. Nii et meil midagi seal arutada ei ole, seal tuleb lihtsalt vastavad muudatused sisse viia. Lisaks sellele dokumendile on vaja lasteaial muuta veel 3 dokumenti. Üks on lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord. Ja lisaks on veel selle aasta 31. augustiks vaja muuta veel põhimäärust ilmselt vastavalt selle seaduse, alushariduse seaduse kehtima hakkamisele ning lasteaia kodukorda ka. Nii et osa seadusi on veel vaja muuta. Ja märkusena veel, et me oleme juba lasteaia vastuvõtmise ja väljaarvamise korraga tegelenud. Isegi lasteaia juhtkonnaga koos. Nii et, aga see on nüüd vallavalitsuse pädevus selle korra vastuvõtmine. Nii, kas palun Eri? Ja ma saan aru, et see puudutab Kadrina ja Mulje lasteaeda, aga mitte Vohnia lasteaeda või see? Kõik on Kadrina lasteaia vastuvõtmise kord kõiki. Jah, vabandust. Hoolekogu moodustamise kord puudutab Vohnia lasteaia hoolekogu moodustamist ka, sest ta on lasteaed algkool, vabandust. Ei, antud kord ikkagi Vohniat ei puuduta. Ja ma tahangi öelda, et antud kord Vohniat ei puuduta. Vohnia on juba reguleeritud meil varasema õigusaktiga. Ja, vabandust. Ma mõtlesin praegu lasteaeda vastuvõtmist ka. Ja. Nii. Kui küsimusi rohkem ei ole, panen antud eelnõu siis hääletamisele ja palun käega märku anda, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt. Erapooletuid korreid ei ole, eelnõu võetud. Aitäh ja jätkab ka Marika järgmise päevakorrapunktiga, milleks on määruste kehtetuks tunnistamine. See on rida määrusi, mis on... No siin ei ole nagu eriti palju selgitada, aga lihtsalt need määrused on osad, mis me tunnistame kehtetuks. Nad on juba rakendatud osad ja osad on lihtsalt oma sisulise õigusjõu kaotanud ja sellepärast me tunnistame nad kehtetuks, et nad lihtsalt ei rikuks Riigi Teatajas üleval kui kehtetud akti. Ja miks oli ka vaja neid kehtetuks tunnistada ka teiselt poolt, et see volitusnorm, mille alusel me need kehtestasime, see on muutunud kehtetuks. No need seadused on muutunud kehtetuks, see on see põhjus. Aga neid tuleb veel edaspidi ka. Et ei ole veel lõplikult, et on määrusi, mis... Kas on oli liikmete täpsustavaid küsimusi ettekandjale? Kui ei ole, olen eelnõu hääletamisele, palun käega märku anda, kes on eelnõu vastuvõtmise poolt. Vastu, erapooletuid ei ole, määrus vastu võetud. Ja siis... Aitäh, Marika. Praegu kõik. Ja järgmiseks päevakorrapunktiks on siis volikogu alaliste komisjonide koosseisu kinnitamine punkt 1.6 muutmine, mis puudutab siis revisjonikomisjoni, kes oli siis viimasel sellel volikogu istungil, kus oli revisjonikomisjoni moodustamine, oli meil seal siis teada, et see tuleb, et täna siis eelnõu kohaselt arvame välja 2 komisjoni liiget, Liisette Laisaare ja Alo Laaniste ja
esimees, aseesimees jäävad samaks ja näiteks jäävad Madis, Liisa ja Ants pole veel minu ettepanekul. Ja siis jääbki 4 liikmeseks, on siis jõudude pariteet, et ei saa üksteisele midagi ette dikteerida ja koostöö on jätkuvalt sujub hästi revisjonikomisjonis. Kas on liikmete osas kellegi teisi ettepanekuid, siis on võimalik seda väljendada. Kas? Jah, Jürgen, palun. Võib-olla Ants esimest korda volikogus võib-olla räägib 2 sõna, mis mees sa selline oled? Formaalselt pensionil, hariduselt ülikooli matemaatik, teine kõrgharidus on ka taasiseseisvunud Eesti Vabariigis esimene lendkooli juht, mis oli ainukesena statsionaaris. 7 aastat olen õpetanud koolis matemaatikat, 1,5 aastat peale hariduse omandamist oli maavalitsuses haridusnõunik, mis oli mu kõige kehvem töökoht, ma ise hindan. Siis pöörasin haridusele selja. 23 aastat pidasin oma firmat, ilmselt kui te kliendid ei olnud, siis vähemalt Aavi kontoritarvet ja kunstitarvepoodid ja kõik. 2018 enda ja abikaasa tervislikel kaalutlustel müüsin selle knopkale maha. Siis olin 5 aastat Rakvere linnavalitsuses IT-spetsialist ja siis läksin poliitikutest puhkama Rakvere Reaalkooli IT-alal. Nüüd on see poliitikud või? Nüüd olen jah, uuesti tagasi poliitikute juures. Kas on veel kellelgi küsimusi Antsule? Et revisjonikomisjon on kirjaline komisjon, kus protseduur näeb ette, et me peame seda tegema salajasel hääletamisel. Ehk siis on see, et taaskord on päevakorras hääletuskomisjoni moodustamine, mis on meil jätkuvalt 3 liikmeline, kas on vabatahtlikke, kes on sellega varasemalt kokku puutunud. Palun siis käega märkunda, kes on nõus. Ette. Jah, selge, on siis Evelin ja saab Tõnu olla. Päris pariteet. Teeme 3 liikmeid siis. Ette Evelin, Tiiter ja Tõnu Rummo on valimiskomisjon ja võtame väikse pausi, valmistate ette sedelid ja viiakse läbi siis hääletamine. Ja juhin tähelepanu, et mikrofon on jätkuvalt sees, et kõik, mis siin räägitakse, kohtub publikule, aga väike jalasijutuspaus. Ju siis, julmast tööd. Seda vastu tegime. Oskused on mitte jääsuuksed, seda mitte panna. Majanduskomisjon on see komisjon, mis hakkab iga eks nädalasi ja pool kuulda selle komisjonist on kõik aktiivne, see on sellega nagu plaan. Ja mul on üks tennisel nagu. Ja päevavõrd sõltub sellest, et
see saadetakse tavaliselt ülevaatamiseks enne kui avalikustatakse. Jah, võiks olla kõik komisjoni liikmetest saab, kes on tegureid. Viska mu pillid äkki. Ei, ma ei Marja, seda plakatid meistest kordikas. Ma pole sinna veel jõudnud, aga ma käin seda. Aitäh sulle. Kuivatamise väga on. Sellest peab inimene. Ja peab üle enda panema.
ma võin veel mõne keerata. Saab võitma minna. Ega see on muidugi nii õõrda juurde, on see midagi. Kuigi ma arvan, küll siin vahepeal käiakse edasi. Palun tähelepanu, hääletuskomisjon on töö teinud ja on valmis tulemused ette kandma. Nii, komisjoni koosseisus Evelin Tiiter, Kristina Raisner ja Tõnu Rumma tegid kindlaks järgmist, et volikogu revisjonikomisjoni liikme valimisteks kanti hääletussedelitele Ants Olavi nimi. Vastavalt nimekirjale anti valimine vastu 11 hääletussedelit, toimus salajane hääletamine ja tulemus oli järgmine. Ants Olavi poolt hääletas 19 poolt, vastu ei olnud, kehtetuid sedeleid ei olnud. Aitäh! Siis on otsuse eelnõu kinnitada siis revisjonikomisjon 4 liikmelisena koosseisus esimees Jaanika Kirss, aseesimees Gerd Kaso ja lihtliikmed Madis Ise ja Ants Olev. Kes on antud kujul eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud. Saame minna järgmise päevakorra punkti juurde, milleks on Kadrina valla haridusstipendiumite määramine. Ettekande teeb hariduskomisjoni esimees Arvo Pani. Ole hea, Arvo. Aitäh! Laekus haridusstipendiumi saamiseks 11 uurimustööd ja loovtööd. Peab ütlema, et tööd olid kõik väga sisukad ja minul isiklikult oli selline tunne, et mitte tunne, vaid ma tõdesin seda, et jätkuvalt meil on tublisid noori nii koolis kui ka juba lõpetanute hulgas. Ja kõik need 11 tööd vastasid kõigile tingimustele. Ja et ühesõnaga see summa, mis meil ette oli antud stipendiumite jagamiseks ära jagada, siis tuli lihtsalt komisjoni liikmetel anda hinnang 5-pallisüsteemis igale tööle. Ja vastavalt siis kujunes Exceli tabelis meil selline pingerida nii-öelda vastavalt kogutud punktidele ja kehtestasime siis punkti väärtuseks autoritele 65 eurot punkt ja juhendajatele 32,65 tulenes sellest summast. Jagasime ära, et ka proportsioonid oleks nii-öelda autori ja juhendaja suhtes õiged. Ja see nimekiri, mis teie ees on, nii ta siis välja kujunes ja need summad eurodes sinna iga taotluse või iga töö autori taha siis said. Komisjon töötas üksmeelselt ja selliseid vastuargumente üldjuhul erinevate tööde suhtes komisjoni liikmetel ei olnud. Aitäh, Arvo!
kas volikogu liikmetel on küsimusi seoses otsuse eelnõuga? Küsimus on, et mina pean ennast taandama sellepärast, et kuna ma olen seotud nende preemiatega, siis ma ei... Otsene kasu saajas. Jah, ma olen otsene kasu. Nii, Tiiter ennast taandas protsessist. Kui küsimusi ei ole... Kas seda jagas see hariduskomisjon või oli eraldi moodustatud komisjon selle jaoks? Ei, hariduskomisjon, jah. Ei arutasime ja... Hariduskomisjon on koos käinud, et ma olen tähele pannud, et hariduskomisjon on koos käinud. Revisjoni komisjon, tema tegi elektroonilise koosoleku, nii et nemad on ka koos käinud, aga koos ei ole olnud ühes ruumis, aga nad on mõtteid vahetanud. Esimene ring on kõigil ära tehtud, sõbrad. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, panen otsuse eelnõu esitatud kujul hääletamisele ja palun käega märku anda, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Vastu, erapooletuid ei ole, otsus vastu võetud. Ja oleme jõudnud. Ja siin tuli kommentaar, et kui pakub huvi neid töid lugeda, siis need on avalikult varsti kättesaadavad Kadrina valla kodulehel ja nendega saab ka tutvuda. Lõputöödega saab tutvuda juba praegu, sest need on juba ametlikult koolide ülikoolide infopankades kättesaadavad ja avalikult loetavad. Ma tegelikult lisan siia nii palju juurde remargi korras, et kõik tööd olid siis vähemal või suuremal määral seotud ka Kadrina vallaga, nii et igat pidi asjalikud tööd. Ja oleme jõudnud sujuvalt eelviimase päevakorrapunkti juurde, milleks on siis auhinna aasta tegija 2025 määramine ja ettekande meediaspetsialist Marje Kirsipuu. Ole hea. Tere! Mul on üks küsimus, kas see jääb avalikuks see osa ka või... Kas me neid punkte ei kuuluta nagu kinniseks? Jah. Meil pikkel läheb kinni või läheb? Ei ole tolegi, aga see läheb kohe avalikult. See tavastus et üllatusmomenti ei ole nagu Hästi, lugupeetud volikogu, mina olen Marje Kirsipuu, Kadrina valla meediaspetsialist ja mina kannan teile siis ette aasta tegija 2025 hääletustulemused. Rahvaküsitlusel anti siis kokku 735 häält, neist siis 692 elektrooniliselt e-keskkonnas ja 43 paberkandjal. Kadrina valla meedianõukoda teeb volikogule ettepaneku kinnitada aasta tegija auhinna saaja valimiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused ja määrata aasta tegija auhinna saajaks Jasper Vaher, kes sai kokku 277 häält. Vaher on mitmekordsete tiitlitega rallisõitja, kes on teinud ajalugu, olles esimene mitte jaapanlasest sõitja, kes on vastu võetud maailma mainekaima rallitiimi järelkasvuprogrammi. Palume volikogul kinnitada auhinna aasta tegija saaja valimiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused, määrata auhinna aasta tegija saajaks Jasper Vaher ning määrata auhinna saajale rahaline preemia 1000 €. Aitäh, Marje. Kas Marjel on küsimusi? Mul oleks küsimus, palju siin teine kohta jääli? Seda me teame küll, aga me otsustasime, et me seda ei avalikusta. Ma ei küsi nive, ma küsin häälet. Ma võin öelda kohe täpselt ka, aga kui ma mäletan enam-vähem õigesti, siis 211. Ja Aivar oli küsimus. Minul on küsimus, et kas põhimõtteliselt Kadrina aasta tegija valimistel saab valida igaüks üle Eesti või igal pool üle maailma või see on Kadrina valimis tulemused. Kas kontrollitakse kuidagi, kas see on seotud Kadrinaga need inimesed, kes valivad? Selle vastan ise, et tänane kord võimaldab jah kõigil hääletada, aga sealt on tulnud juba tagasiside ka osalejatelt ja ka kogukonnalt, et seda võiks kaaluda selle määruse siis täpsustamist, et oleks siis tagatud see, et saavad osa võtta siis ainult Kadrina valla sissekirjutusega inimesed ja seda viiakse siis läbi eeldavasti täna olema selline rakendus nagu Volis, mis võimaldab siis kontrollida
elukoha sissekirjutust, et täna on jah, või varasematel perioodil on olnud jah võimalik kõigil, kes on tahtnud sõna sekka öelda selle Kadrina valla aasta tegija määramisel. Aga sul on täpsustav küsimus, ma näen. Ei, ma mõtlen, oli nagu see mõte läks edasi, et ma tean, et paljud need teod on eelnevalt juba mitte kvalifitseeritud sellepärast, et nad ei ole Kadrinaga piisavalt seotud olnud, ja siis, aga samas meil võib ükskõik, kes pole üldse Kadrinaga seotud seda valida, et natukene nagu arvestades veel tänast IT-maailma, kus põhimõtteliselt on olemas, sa saad osta neid hääli, tegelikult on natuke jabur see tegelikult olukord. Jah, ütleme see kitsendamine on ka kordi, kus saab mitme poolt hääletada, näiteks et kuni 2 häält saab üks hääletaja anda, neid variatsioone siis on päris mitmeid. Aga lõpuni seda pahatahtlikku või kampaaniat teha, seda välistada ei ole võimalik ühelgi viisil nagu. Aga see päevakorras on selle määruse täpsustamine liigub selles suunas, nagu ta tõid välja, et ei oleks siis ülemaailmne kampaania, vaid piirduks Kadrina valla vähemalt siis sissekirjutatud isikute hulgas see kampaania. See summa on bruto või neto? See summa on 1000. Jaanika oli küsimus. No, ma ei tea, kas see nüüd küsimus on, aga repliik nagu pigem sellele samale, et kui nüüd seda määrust hakata ümber vaatama, et nagu sissekirjutuse järgi, aga me peame arvestama selle, kui palju meil on inimesi läinud välja Kadrinast ja kes tegelikult hääletabki oma kogukonna liikme ees, kes on selle saavutuse saanud siin Kadrinas. Sellega me piirame ära nüüd nende inimeste hääletusõiguse, kes on välja kasvanud Kadrinas ja töötab ja õpib, elab Tallinnas, et see ei ole jälle õiglane. Et aga seotus on ju Kadrinaga, et seda peaks natukene põhjalikult ja laiemalt mõtlema, et meil on väga palju Kadrinast läinud inimesi, kes on tegijad ja kes seisavad oma kogukonna eest. Ja kindlasti see määrus ei tule mingi kabineti vaikuses, et see käib kõikidest komisjonist läbi ja kõik teie komisjoni liikmed saate sinna oma sisendi anda, aga Tõnul oli enne. Me jaurame nagu vale asja üle, hääli oli liiga vähe. Seda hämmastavalt vähe hääli. Oleks vähemalt 1000. Selles mõttes, et ma ei oskaks öelda, et isegi need maakonna tegijad tegelikult saavad sama suurusjärgus hääli. Kadrina valla tegijad ikkagi on nagu kõnetanud inimesi, aga Signal oli... Mina tahtsin toetada täpselt, et kui endal on ka lapsed, kes on ju siin elavad terve oma teadliku elu ja nad on näiteks välja läinud, et nendele võiks anda ka õiguse kaasa sellistes asjades rääkida. Võrreldes eelmise aastaga oli isegi hääletajate arv oluliselt suurem, peaaegu poole suurem. Võrreldes eelmine aasta oli veel vähem. No mis võibki kõnelda sellest, et paljud olidki väljaspool Kadrinat. Aga seda me nüüd ajaratast ei saa, aga lähme selle eelnõu juurde tagasi, aitäh Mari ettekande eest. Palun vaikust, et meil ikkagi vaja otsus vastu võtta ja panen siis otsuse elutööpreemia määramiseks, selle siis oli Jesper Vaher ja summas 1000. Aasta tegi vabalt Jesper Vaher, jah, teine pilt on teises juba ees, et kes on selle eelnõu ette vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Eelnõu sellega vastu võetud ja palju õnne Jasperile. Olemegi jõudnud sujuvalt päevakorra viimase punktini, milleks on ka kaaluka preemia määramine, annab nime siis elutööpreemia määramine. Ja ettekandjaks olen siis mina volikogu esimehena. Samamoodi tuli kokku komisjon, elutööpreemia eraldi komisjon, mis koosnes siis kõikide komisjonide esindajatest ja meedianõukogu esindajast. Oli valida 3 kandidaadi vahel ja üsna üksmeelselt see otsus kujunes ja ettepanek on määrata elutööpreemia Ülo Kaisile ja elutööpreemia suurus on meil traditsiooniliselt 4000 eurot. Kas on küsimusi? See on mingid hääletamisi ei olnud? Ei, igal sellel komisjoni liikmel oli siis üks hääl, et see hääletamine oli küll protseduuriline, jah, ta on fikseeritud, selle kohta on tehtud ka protokoll. Nii, kas on veel küsimusi? Kui ei ole, teen ettepaneku, et otsus eelnõu
ette antud kulu vastu võtta ja palun selleks siis käega märku anda. Vastu, erapooletuid ei ole, otsus vastu võetud ja õnnitlused ja auvõlg külapaidi eest asutud. Jõudnud punkti, milleks on teave, enda poolt öelda, et järgmine volikogu on, kui jumal annab ja saatus soodib, on 25. veebruar siin samas saalis. Minul endal rohkem infopunkte ettekandeid ei ole, aga ma näen, et vallavanem tõstis juba käe ja soovib midagi veel öelda. Infopunktina kutsun, et tulevad ka kutsedega, loodan, et kõik volikogu liikmed nii palju kui võimalik osalevad 24. veebruari vabariigi aastal aktusel, mis toimub Kadrina rahvamajas. Et seal läbi aastat ei ole väga palju volikogu liikmeid olnud, et me võiksime seda trendi murda, tulema kohale tähistama vabariigi sünnipäeva ja enam toredate kontsertaktusel. Kutse. Aga tuleb kõrvata kutse kõikidele meile. Nii, kas on veel? Nii, ma ikkagi väga volikogu esimees, ma ei ole nõus sellega. Me ei ole olnud ühegi komisjoni, ei hariduskomisjoni ega majanduskomisjoni päevakorras punkti lasteaia volikogu moodustamine kord ja töökord. Nii et küsimus ei olnud üldse, see oli põhimõtteline, et kui ei ole... Mina olen saatnud küll, sellest on suveldud. Isegi siin koosolekul, kui hariduskomisjon, et see läks palavaks aruteluks, et seda ei jõutud päevara võtta, aga see päevarapunkt edastati küll hariduskomisjoni esimene, et mina omalt poolt on töö teinud. Ei olnud pahatahtlikku olet nagu selles osas. Tunnistan viga tegelikult. Meil läks siin ju väga tuliseks aruteluks ja see punkt mul oli kavas küll, aga lihtsalt ma ei jõudnud seda teeni tuua. Okei, lihtsalt küsimus, et nii. See ei muuda. Ja ei muuda, otsus on vastu võetud meil juba. Nii, ma võin küsida Jürgenilt. Et sina, kui meil Kadrina kultuurikoja praegune nagu tegelikult nõndanimelt direktori KT, et millised jahimad kultuurisündmused meil ees on peale vabariigi aastapäeva või mis on nagu plaanis? No eesootav vabariigi aastapäev ongi vastus, mille sa ise ütlesid ära, ega rohkem ma plaaninud ei ole. Tartu Rahu aastapäev, mis ei ole kultuurikeskus korraldada, aga mis on kultuurisündmus, kus on ka kutsunud kõiki selles mõttes osaleme tähistama Tartu Rahu vabariigiste tähtis sündmus ja me asetame verevabadus ausalt. Kui tohib, ma vastan ka Mattisele, et võib-olla on informatiivne mõttes, et siin öeldud, et meil oli konkurss, oli kohkaruine kandideerimine, tänaseks päevaks on ka vestlusvoorud läbi viidud, siis on nüüd pall on siis vallavanema käes, siis teha mõned kõned ja kõigi eelduste kohaselt, kes iganes see uus asutuse juht saab olema, asub tööle märtsi algusest nagu. Neid kandidaate meil oli midagi samas komisjonis, nii et mõtles, et Jürgen on KT, et teda pikka plaani, mida oktoobrikuus tehakse, et täna ei ole kellegi. Ei mõtles, et tal on peale vabariigi aastapäeva või midagi tuleb. Mul ei ole ametiaega äge kontsert või midagi, et äkki informeerid. Nii, informeerimise koha pealt ma võiks siis teha natukene promot, et eelmine kultuurijuht oli sellel seisukohal, et Kadrina kõik kultuurisündmused reklaamitakse oma Facebooki lehel. Tegelikult on üks teine väljend ka, nii et kui keegi midagi organiseerib, siis on selline veebileht nagu visitrakvere.com ja seal on sündmused ja sündmused on nii nagu endise Rakvere kultuurikeskuse direktori soov oli, et sündmused on kõik üle Lääne-Virumaa ja väga aktiivsed on seal Rakvere vald, väljaspool Rakveret ja Tapa vald ja Haljala sündmused ja siin mõningaid Kadrina sündmuseid ma panin ise sinna. Miks ma seda tean ja teen, et enne Rakvere linnavalitsustest lahkumist ma pääsin suurtest väljaminekutest Rakvere linna ja see leht on minu tehtud ja ma haldan seda praegu ka. Nii et kui teil on huvi või küsimusi, siis võite minu pool pöörduda.
ja see ei ole vist kultuurikoja mõttes, et need kõik kogukonnad on vaba juurdepääs kõigile, et see on selline üks kanal jälle, et kui oodatakse külalisi, siis. Just saate teha sinna täiesti tasuta endale konto ja panna oma üritused üles ja mis tulevad piletilevist, piletimaailmast ja mõnest keskkonnast tänaseks päevaks veel, mis ma olen sinna liidestanud, siis ei ole vaja käsitsi panna, aga iga ürituse saate ise panna ja tegelikult on sellel päris palju külastajaid, et noh, ma näiteks toon ühe, kui seal mingi 100-200 igapäevase vaatajaga on siis näiteks Kadrina jaanituld, vaatas sellel päeval viimasel aastal 1300 inimest. Lihtsalt telefonist tutvus sellega, et kuidas ja kus ja mis tingimustel on näiteks Kadrina jaanituli. Nii et sellel on ja mida rohkem me sinna paneme, seda aktiivsemaks see saab ja on üks koht, kus vaadata teatrit, kino, muusikat, koolitusi, spordisündmusi, kõiki asju. Ma võtan siit sõnasabast kinni kohe täna Kadrina valla kodulehte vaadates. Kerisin alla, tahtsin vist dokumendiregistrisse minna, siis tuli kultuurikava, õnneks ju. Vaatasin mitte ühtegi sündmust, panin kohe Lasna asjad sinna ülesse, et ei tasu ka seda ära unustada, et kuna see on meil seal kodulehel kogu aeg, et siis angem oma asju sinna ka. Nii, kas on veel väga kasulikku infot ja näpunäiteid, kuidas elus paremini hakkama saada? Aga jah, kodulehtede peal ka tuleb, kõik ei ole Facebooki inimesed. Jah, ega seda informatsiooni levitajast ei ole kunagi öeldud, seda piisavalt on, alati jääb puudu. Keegi jääb pimedusse kohama. Kas kultuurikava süngib ennast automaatselt ka visiitrakvile? Kas neid saaks kuidagi sünkima panna? Saab, kui räägime nende inimestega, kes kultuurikavaga tegelevad. Ühesõnaga nende asjade ülesladumine nagu kogu aeg, see tegelikult on metsik aeg. Kui neid lehti on veel nagu mingi mitu tükki, kuhu neid labata, siis... Homme tegelen sellega uurin. No Visit Rakvere lehel antud enne kui tulin, siis just kontrollisin üle, et kõik oli 250 üritust üle Lääne-Virumaa. Ja kui nüüd lihtsalt sünkima hakates väga palju hakkab seda dubleerimist olema. Aga sellest 250 sündmusest stabiilselt kusagil 170-200 on sellised, mis tulevadki sinna automaatselt. Lihtsalt teatud keskkondadest. Ja aastaga pannakse umbes 1000 sündmust nagu käsitsi sinna. Aga siit saan juba aimu, et tegelikult on siin ühte head teabepäeva koolitust vaja nii kõikide osapooltele, kes üritusi korraldavad, neid, kes ka haldavad, et see info jõuaks sinna, kus ta peab olema. Aga aitäh kõigile, kes leidsid aega meiega olla ja viibida siin, aitäh teile ja kohtume 5.25.